Eesti või üldse Euroopa kohtusüsteem on liiga pehme. Vahet ei ole, kas me räägime vägistajatest, tapjatest, ma ei tea, piinajatest, kellest iganes. See ei päde, et me paneme nad mingiks paariks aastaks, ütleme, et et kui sa nüüd 2 aastat suudad niimoodi olla, et sa vales kohas teed ei ületa, siis sa oled just kui normaalne inimene. Mis siis, et sa vägistasid või tapsid? Et ehk siis peaks nagu karmistama, pikemaks tegema neid julgelt, et me isegi ei räägi sellest, et mingisugune, et peaks aasta või 2 pikendama või tekitama mingisugust vanglakaristust. No kuule, kui inimene ikkagi tapab oma lapse ära ja siis ta põgeneb Eesti Vabariigist, läheb, teeb ükskõik mida ja siis ta tuleb või tuuakse nagu tagasi ja siis talle määratakse mingisugune 3 aastat, siis minu meelest see annab väga vale signaali. Toon järgmise näite, oli mitte nüüd Tartus sees, aga Tartu lähedal, kui ma õigesti mäletan, äkki oli Põlvamaal, oli lugu, kus üks noor naisterahvas sõitis oma BMW X5-ga mööda maanteed ja vastu sõitis üks, ma ei tea, kas oli 16 või 17-aastane poissõber oma tüdruksõbraga, kes oli veel noorem. Ja siis mingisuguse mootorrattaga. Ja siis see naisterahvas kuidagi õhtu hämaruses ajas need noored alla, mõlemad noored said surma ja sellele nagu järg oli siis see, et see naisterahvas sai 2 kuud vanglakaristust. Ja okei, ta sai ka tingimisi, aga siiski see ei ole pädev. Tingimisi suurt ei tähenda. Kuida me saame nagu sellises ühiskonnas nagu eksisteerida ja nüüd veel 3. näide on, ma ei tea, kas te teate sihukest inimest nagu Gabriel Väli. Oli tegi ka kunagi mingisugust striimi asja ja see nagu tegi, mis ta tegi, ta on natukene sihuke omamoodi tüüp. Ja üks hetk juhtus selline situatsioon, kus ta läks kuskile peole, seal peol olid alaealised, ta ise oli, ma ei mäleta, pakun puusalt praegu 21, midagi sellist, võib-olla oli isegi tilk valem. Ja ta vägistas seal ühe alaealise tüdruku ära, kes oli ennast maani täis joonud, väidetavalt. Ja sellest tehti ka, siis läks kohtusse, sai seal karistada ja tema sai ka 2 aastat tingimisi, kõik. Null. Ja seal oli mingi lisa veel, et ta ei tohi juua selle 2 aasta jooksul alkoholi ja midagi sellist. Et see ei ole pädev. Ja siis nüüd võtame sinna juurde, et nüüd tänaseks on tekkinud mingisugused grupid, nagu näiteks pedoment, olete kuulnud, kes on nii-öelda siis need vigilantid, kes käivad ja siis kõigepealt peidivad mingisuguse tüübi seal välja, siis see tüüp tulebki just kui selle alaealisega kohtuma ja siis nad hakkavad talt seda nii-öelda õigust nõudma või kuda iganes seda sõnadesse tahad panna. Iseenesest sihukest asja ei tohiks ju juhtuda, et mingid tüübid, noored ise otsustavad, et nad hakkavad sihukest asja tegema. Iseenest. See ei ole hea mõte, on ju? Ma usun, et me kõik nõustume. Selle eest peaks vastutama kes? Riik, politsei ja jõustruktuurid. Ilmselgelt. Aga kuna tänane kohtu- ja justiitssüsteem ja üldse see on selline nagu ta on, siis tekivadki need justkui need vigilantid, kes ise hakkavad seda asja ajama ja see on äärmiselt ohtlik. See on ohtlik, Ühtepidi ma nõustun nendega 100%, et keegi ju peab midagi tegema. Aga teistpidi, see on nii kuradi ohtlik. Seal on vaja ainult ühte tüüpi, kes tuleb noaga kohale. Ja jumal teab, mis siis juhtub. Et see on äärmiselt ohtlik. Ma olen nõus, et karmistada tuleks ja on see ütlus elu võrdub elu, mitte see, et sa võtad nüüd tema elu, vaid panedki ta poisid eluks ajaks vangi põhimõtteliselt. Teed siis kellegi või siis pikemaks ajaks kui 5 või 3 aastat. Ütleme lihtsalt nii, et pikemaks. Et sa kellegi näitel pead selle näite tooma, et seda enam ei juhtuks. Nii on lihtsalt. Sellega ma olen nagu nõus, et karistused on nagu liiga leeped ja eriti ongi sellised karmimad asjad nagu mõrv ja vägistamised. Mis signaali see annab ühiskonna? Et ma võingi seda teha, et mis siis on, kaotan mingi kõige hullem, mis võib juhtuda paar aastat oma elust. Aga vähemalt seda tüüpi enam ei ela. See pedomendi näide oli väga hea, et siis kui inimesed hakkavad enda kätte asju võtma, siis see võib väga kiirelt minna väga ohtlikuks. Kui kaugel näiteks sellest on see, et mina ütlesin, et sotsidega tuleks halvasti käituda, tuleks need seina äärde panna, kui palju seal on vaja, et nüüd üks mingi sotsiaaldemokraat või vasakpoolne tüüp otsustab, et nii, ma nüüd lähen lõikan ise selle Kärneri ära. Et vähemalt siis ei ole seda, vähemalt siis enam teda ei ole seda tüüpi, kes ajab oma mingi ideoloogilist joont ja ütleb minusugustele
näiteks halvasti. Ja mis ta sellega kaotab mõned aastad oma elust, aga vähemalt tema silmis on justkui see, et mind kui seda suurt pahalast enam ei eksisteeri. Et see üks hetk nagu lihtsalt see nii-öelda tänane see süsteem jõuab nagu väga koledasse kohta. Aga kui et karistused peaksid karmimad olema, kas siis ka surmanuhtlus, mis te sellest arvate? Ma tean, paljudele ei meeldib. Minule meeldib see. Tõsimeeli, mina olen surmanuhtluse pooldaja, aga ma saan aru, et Euroopa Liidu seadustega me ei saa seda teha. Sest seal lihtsalt tekib see, et nagu majanduslikus võtmes vaadates seda, ei ole ju mõistlik, et me oma enda riigi ja maksumaksja raha kasutame selleks, et mingisugusel tüübil oleks soe olla ja tal oleks toit seal ees 27. Mingi paarkümmend aastat just elu lõpuni lihtsalt nagu kärbub ära, eks ole. Täpselt. Et majanduslikus võtmes see ei ole ju mõistlik. Et selles suhtes ma pigem pooldaksin tõsimeeli seda nii-öelda surmanuhtlust. Ameerikas see toimib, Jaapanis see toimib, aga Euroopas seda kahjuks või õnneks ei ole. Jällegi teistpidi vaadates muidugi inimlikust vaatepunktist on ikka julm, eks ole. Just, et inimlikust vaatepunktist ongi see, et kõigil on õigus elada ja elule, aga samal ajal, kui sa ei ole nõus ühiskonna reeglite järgi elama, siis ma arvan, et seal on nagu väga suur nagu probleem.